Ilmselt pakub praegu paljudele ratturitele huvi, et kas ilmataat on ka rattarajal armuline olnud. Millises olukorras rada on praegu? Jah, need vähesed vihmasabinad, mis siin paaril viimasel päeval üle raja käinud on, tegelikult rajameistri sõnul ei ole raja olukorda küll kuidagi halvemaks teinud, et üllatuslikult kuiv on ta isegi praegu, nii et kui nüüd eeloleva paari päeva jooksul enam midagi hullu ei tule, siis ma usun, et just mingit väga tõsist porirallit äkki see aasta ei tule, aga praegused ilmaennustused muidugi teatavat vihma ikkagi lubavad nädalavahetus. Kui palju seda vihma võib pühapäeval siis oodata ennustuste järgi? Siin natukene lähevad need ennustused lahku, et ootused on pigem selles osas, et äkki siis Lõuna-Eesti ja Otepää piirkond jääb üleüldse puutumata ja ainult Lääne-Eesti ja Pärnu kant seda vihma saab, aga mingisugust vahelduvat pilvisust ja väikseid vihmahooge lubatakse ja siin on väga raske ennustada nüüd, et kui palju neid millimeetreid siis maha tulemas on, aga nüüd mingit lausvihma praegu küll ei näidata. Kas sellest tulenevalt võib võistlejatele ka mingid soovitusi riietuse suhtes anda? Jah, natukene ikka, et päris sellist vananaiste suvelikult sooja ilma, kus temperatuur 18-20 kraadini küündib, tänased ilmaennustused küll kuidagi ei näita, et kui mina saaksin starti asuda pühapäeval, siis ma kindlasti sõidaks tõenäoliselt kas pika varrukaga särgiga või siis lihtsalt rattarriietuse lisana paneks need käised, tõmbaks peale lühikese särgile lisaks ja võib-olla mingisuguse kergema ja õhukesema vesti ka isegi paneks algul selga, mida siis saaks sõidu ajal, kui palavaks läheb, pealt ära võtta ja taskusse panna. Aga päris pika püksi järgi, ma arvan, vajadust ikkagi ei ole, et võib täitsa vabalt ikkagi selle 10 kraadi sees ilmas ka lühikese püksiga sõita. Teadupärast on ka Tehvandile kerkinud vahepeal uus staadion, et kas see toob ka mingeid muudatusi stardiala suhtes? Põhimõtteline ülesehitus stardialal on endisne, kuid staadioni rekonstrueerimine natukene muudatusi endaga kaasa toob ja seda just eelkõige oma stardikoridori jõudmise osas. Et uuel staadionil on meil varasemast küll enam ruumi, aga kahjuks staadioni katlasse jõudmine on natukene keerulisem kui varem. See staadion on piiratud igast küljest aiaga ja need mõned kitsad lepid, mis külgede pealt staadioni katlasse viivad, kindlasti ei ole rattaga allatulekuks kõige mugavamad. Selle tõttu on siis rattaga liikumiseks siiski staadionile pääsemiseks ainult võimalused mõlema staadioni otsast, ehk siis Karupesa poolsest otsast kahest küljest ja Munamäe poolsest otsast, stardijoone poolt. Sellega seonduvalt ma soovitaks kõikidel osavõtjatel inforaamatust tutvuda stardiskeemiga ja vaadata siis, kus koha peal täpsemalt asub see stardikoridor, kuhu välja peab jõudma ja sellest tulenevalt siis valida omale ka staadioni katlasse laskumiseks kõige otsem tee, et sellega me kindlasti väldime asjatut sagimist ja sebimist vastassuunalist liiklusstaadionil ja jõuame kõige kiiremini oma stardikoridori. Kui nüüd veel sagimisest ja sebimisest rääkida, siis millal oleks mõistlik stardipaika kohale jõuda, et suuremaid ummikuid vältida? Jätkuvalt ikkagi mina soovitan arvestada, et vähemalt 1,5 tundi enne starti oleks soovitav Otepääle jõuda ja siis on aega natukene sellises aeglasemas liiklusvoolus parklasse jõuda ja siiski omada piisavalt varuaega tunni aja jooksul startiks valmistuda, et sellise planeeringuga, ma arvan, ei tohiks nüüd keegi küll hiljaks jääda.
kuna nüüd on kohale tulemas ka rekordiline arv osalejaid, tõenäoliselt on neil siis vastavalt ka oma toetusgrupid ja muidu ergutajad kaasas, et mida võiks soovitada neile, kes plaanivad nüüd kas võistlust siis jälgida või siis vahepeal võistlusraja juures autoga liigelda, et kõik see toimuks turvaliselt ja ilma suuremate probleemideta? No kui selline plaan on, siis kindlasti soovitame ka varasemalt meie koduleheküljelt otsida üles selline informatsioon, mis puudutab pealtvaatajate liikumist rajal ja meil on tähistatud liikumiseks 2 ringi, mis siis üks on selline suurem ring, kust kaudu on võimalik külastada kõiki teeninduspunkte ja teine siis Otepää-Elva vahel väiksem marsruut, kus siis saab Palu ja Hellenurme teeninduspunkti minna. Ja tuleb siis lihtsalt kaarti järgi sõita, et enamustes olulisemates pöörangutes on ka vastavad viidad, mis suunavad teeninduspunktidesse. Aga mis on väga oluline, et just sinna teeninduspunktidesse jõudes tuleb siis ikkagi liikluskorraldusvahenditest juhinduda ja seal, kus on peatumise keeluala, kindlasti oma autot mitte seisma jätta ja kui on teeninduspunkti juures selleks spetsiaalselt rajatud parkla, nagu näiteks Palul, siis kindlasti oma auto sinna peatada, sest vastasel juhul ummistame liiklussuunad ja võib tõsiseid probleeme tekitada, mille kaugem tagajärg võib olla see, et mingil hetkel me oleme sunnitud üldse pealtvaatajate liikumise rajal keelama või raja ümbruses keelama, et seda me keegi kindlasti ei taha, et siin see pealtvaatajate liikluskultuur on hästi-hästi oluline, et tagamaks neid teede läbilaskevõimet. Ühesõnaga siis põhiliseks soovituseks on tutvuda kaartidega kodulehel? Jah, täpselt nii, et tutvuda kaartide ja endale kõigepealt püüda nii-öelda paberi peal asi selgeks teha ja hästi mõistev liiklemine ka kõikidel teedel, et kindlasti on olukordi, kus võib-olla vähem kogenud juhid autosid liigutavad ühest punktist teise, et ka nendesse palume hästi mõistvalt suhtuda, mitte siis väga närviliselt ja ohtlikke möödasõite nendest teha ja kindlasti just nimelt igasuguste piirangutega, mis on seoses ürituse läbiviimisega kehtestatud piirkonnas, tuleks arvestada.